Lugupeetavad ajakirjanikud jätti selle sõna kasutamine elukaaslane. Omal ajal öeldi, et elukaaslane on sul krae vahel. Usume, et me oma poole näitamisega mitte ei mõjuta seda üritust täna siin, vaid me mõjutame oma tulevast saatust. Mille eest te seisate? Me seisame terve perekonna eest. Ma tahan tegelikult enda kohaloluga ja oma 5 lapse ja naise kohaloluga siin lihtsalt seista selle eest, et tõesti pered oleksid isa ja ema ja lapsed, mitte 2 isa ja 2 ema ja ei ole võimalik seda niimoodi, et see seadus, mis praegu nagu üldse arutusel on, see ei vääri mingit kriitikat, siin ei ole võimalik seda lihtsalt läbi suruda. Mina selles ei näe mingit nagu asja, et see võiks nii juhtuda. Что вы думаете об этом законе? Я считаю, что это неправомерный закон в отношении вообще человеческого общества, потому что самое главное в жизни – это дети, и ради кого ты живешь, и наше будущее поставлено под удар, я считаю так. Что это, считаю, то, что люди собрались здесь и поддержали вместе, выступили против этого закона, я считаю, это очень хорошо, и то, что общество у нас сплоченное все-таки. И все понимают, что это самая главная ценность, в принципе, в жизни. Вот. Я очень рад, что столько людей собралось. Спасибо. Mis kasu on sellest meeleavaldusest? Iga inimene vastutab ise oma tegude eest. Ja see meeleavaldus on kindel sõnum seadusandjatele. Nemad vastutavad selle eest, mida nad teevad rahva tahtega. Meie vastutame selle eest, kas me ütleme välja, mida me mõtleme, tunneme ja leiame õige olevat. Ja minu jaoks ongi selle meeleavalduse põhiline sõnum ja põhiline tähtsus selles, et inimestel, kellel on olemas seisukohad, nad ei jää mitte vait, vaid nad ütlevad välja, on valmis dialoogiks ja oma seisukohast ka teada andma. Sest praegu üldine niisugune suund on, et püüaks inimesi vahevaigistada hirmu, ka võimalike seadusandluste ja muudega. Me liigume tagasi diktatuuri suunas ja kui rahvas teeb häält, siis diktatuur läheb kaugemale. Kuidas see seaduse vastuvõtmine ja selle seaduse kehtestamine võiks mõjutada tavalise inimese elu? No kõigepealt ma arvan, et on väga solvav paljude inimeste jaoks Eestis, et nende perekond, mis nad peavad pühaks, võrdsustatakse homoseksuaalsete suhetega. Et see on juba sümboolsel tasandil riivab inimeste südametunnistust väga tugevalt ja näitab, et riik tegelikult ei hooli perekonna ideaalist ja ei väärtusta perekonda. See on selline sümboolne tasand. Aga ka selline väga konkreetne tasand on ka selgelt olemas. Et me võime vaadata siin näiteid paljudest lääneriikidest, mis hakkab toimuma. Ja suure tõenäosusega hakkavad samad asjad toimuma ka Eestis, sest see ei ole mingi isoleeritud protsess, mida me siin näeme. Näiteks esimene küsimus, mis tekib, on see, et mida hakatakse meie lastele koolides rääkima. Kui riik annab praegu riikliku tunnustuse homoseksuaalsetele suhetele, just kui need oleks perekondlikud suhted, igati normaalsed, hüvelised ja head, kas siis meie lastele hakatakse koolides rääkima, et see asi nii ongi? Kas me oleme kohustatud lapsevanematena lubama, et koolides meie lastele sellist juttu räägitakse? Kas õpetajad on kohustatud hakkama rääkima lastele sellist juttu? Näitel võib tuua veel väga palju. Me teame, et praegu on ettevalmistamisel vaenu õhutamise koosseisu laiendamine karistusseadustikus. Ma ei tea, kas me paari aasta pärast enam saamegi siin sellist juttu rääkida, nagu me täna oleme rääkinud, või hakatakse seda juba käsitlema vaenu õhutamisena. Eks, mis saab näiteks fotograafidest, kes ei nõustu osalema mingi kooselulepingu sõlmimise tseremooniatel, pagaritest, kes ei nõustu küpsetama sellistele üritustele oma tooteid, mis saab kristlastest, kes ei nõustu rääkima lastele, et homoseksuaalsed suhted on igati moraalsed ja head, kas nemad saavad endiselt lapsendada lapsi, ja ma võiksin seda rida väga pikalt jätkata, et see puudutab väga vahetult ja sügavalt väga paljust inimesi. Nii et jutt sellest, et see puudutab ainult neid inimesi, kes tahavad kooseluseaduse alusel oma kooselu registreerida, on täielik vale, et sellest pole mitte mingisugust kahtlust.